teekond nägi välja selline, et ma 67 astusin sisse. Õppisin elektroonika erimaterjali tehnoloogiat, aga mind õudselt veendi veel kell 4 veendi meel, et ma tuleksin õppima toidutehnoloogiat. Ja kihvtisti mulle öeldi, et teist saab kindlasti kohviku direktor. Sellel ajal pidi olema see suur meelitus, eks ole, et defitsiit ja sa oled kohviku direktor, kõik on toiduained vähemalt ja sealt ka muud tutvused. Aga see selleks väga hea eriala ja üldiselt oli hea haridus. Me saime hästi palju füüsikat, me saime elektroonikat, natuke keemiat, aga mu järgnev elu on väga palju seotud just keemiaga. Nii et kuidas elu üldiselt oli? Noorte inimeste elu on alati lõbus ja ilus, selle vastu olenemata aegade raskusest või sellest, mille peale me hoopis hiljem mõtleme palju rohkem. Meie tegime oma krutskid ja lollused ikka kõik ära ja seda Mustamäe linnakut alles hakati ehitama. Ja esimesed majad olid siis 5. ja 4., eks ole. Ja kui see 4. majaga valmis oli, siis oli see, et keemialabor 4. korrusel nägi selline välja, et meie kuulus õppejõud Vilbok, kui tema tahtis, tõmmet ei olnud praktiliselt, aknad tehti lahti ja siis ta vaatas sealt altpoolt, et kes nüüd vastama tuleb või see on väga hea, et me ellu jäime selles mõttes, et seal ikka oli täiesti tervist kahjustavad tingimused ja kusagil hiljem muidugi ehitati see kõik ümber ja nii oli. Minuga oli selline lugu, et mina ei olnud väga selline pidupanija tudeng, sellepärast, et ma olin sportlane ja mul olid ma olin ise enda jaoks väga palju asju läbi mõelnud, et kui peole lähen, siis hommikuni ei ole, eks ole, ja sest ma pidin hommikul juba kell 6:30 jooksma minema ja lihtsalt ei suuda, ei jõua, eks ole, ja järgmine päev siis, kui ma olen vehkleja trennis, treener saab kohe aru, mis pidu see eile õhtul oli ja peale selle pidin ma siis mõtlema mitme asja peale, et sa pead kõike jõudma. Aga ei, pidu ikka oli ja kõike oli. Kui me vaatame tänapäeva naisvehklejate tulemusi siin maailmas, siis mul ei ole sinna kõrvale suurt midagi panna. Ma olin siuke kuldne 2., 3. kogu aeg ja rohkem 3. kui 2. See tähendab, et Eesti koondise jaoks oli mul vaja iga kord ikka üles tuunida, et ma Eesti liidu meistrivõistlustel ikka oleksin vormis ja teeks oma osa ära. Aga Eesti meistrivõistlustel siis tüdrukud ütlesid, nii, Malle on kohal, pronksmedal on küll läinud. Ja seda ma tegin. Tähendab, ei midagi erilist. Küll ma olen seda mitmes intervjuus ka öelnud, et väga hea pagas kogu eluks, väga hästi pidid oskama planeerida aega, jaotada ennast mitme tegevuse vahel. Ühesõnaga see enda balansseerimine kahe asja vahel ja proovides anda suht hea, aga ajajaotus ja planeerimises kogu eluks väga hea elukool. Ja füüsiliselt ka muidugi ei tulnud kahjuks. Meil oli paar tohutult silmapaistvat õppejõudu, kes ma arvan, et üks oli professor Kukk ja teine oli dotsent Varvas. Ja kuidagi nende entusiasm ja see oskus neid loenguid läbi viia, eriti professor Kukk, kes oli füüsikat meile loeti palju ja see oli nii, et sa läksid sellesse tundi natuke nagu teatrisse. Aga füüsika tõsine asi ikkagi ja see oli pooljuhtide füüsika ja seadiste füüsika ja selleks pidi see põhifüüsika juba selge olema. Kuna ma füüsika matemaatikal klassist tulin, siis algfüüsika esimesel kursusel, sellest ma sujusin läbi nii, et ma ei pidanud tippis enam suurt midagi juurde õppima, aga see läks üle.
kuivõrd hästi, kuivõrd oluline on teha üliõpilasele näitlikkust, aga see, kus ta leidis iga kord mingi näite, niisuguse pool anekdootliku näite sulle ja siis, kui sa seal õppisid eksamiks või üldse, ega me pidime ikka järgmises tunnis ka läbi vaatama, mis me tegime, siis tuli sul kõigepealt meelde see anekdoot või see lugu. Ja see lugu juhutas kõik selle keerulise matemaatilise aparatuuri sisse ja ma mäletan väga hästi, kui ma eksami mõtlesin pileti ja siis ma mõtlesin, et aga mida ta selle juurde rääkis. Ja siis tuli see, ühesõnaga see eeldus, millest sa hakkad pihta ja kuhu sa siis välja jõuad. See tuli nagu ise sujuvalt, et oskus õpetada on suur oskus ja minu arvates need asjad jäidki meelde. Aga nüüd see on nüüd siis, tema oli meie grupi, kuidas see oli, juhtiv õppejõud või. Ja kui esimese kursuse lõpus ütles ta mulle, et ma neid sportlasi ei salli, ma vaatan, kuidas sa hakkama saad. Mina muidugi ei salli ja järsku ei saagi ja ei tea siis, aga siis, kui ta meil juba päris eriainet andis, nii okei. Ja siis 3. kursul ütles nii, sa said mu käest 5. Ma võtan su sõnad tagasi. Sa ei ole, ega see ka päris sportlane ei ole. No öeldi, olen vait ja võtan vastu, mis mulle anti, nii et ega ma siis 5 vastu punnima ei hakanud. Vot jah, sellised asjad vist jäid nagu kõige rohkem meelde. Tänapäeval on tehnilised, kuna ise olen ka loengud annan, see, et on tohutult palju rohkem võimalusi, aga särav isiksus vajab igalati ajahambale vastu. Nii et ka tänapäeval on väga säravaid õppejõude, nii et selle vastu ei saa. Tõelist talenti ei murra aeg, nii et ükskõik, mis ajast ta sünnib või toimetab siin, ta paistab ikka silma. Ma ei arva, et tänapäeva õppejõud kehvemad on, ainult et minu kogemus pärineb sealt. Kursuse vaim sellel ajal oli hoopis teistsugune kui praegu. Väga ühtehoidev. Me õppisime koos, jah, me tegime palju asju, kursuse töid koos ja kui nüüd kõik lahti rääkida, siis ikkagi oli nii, et keegi tegi selle kursuse projekti valmis. Olen üks nendest, kes sai ühe kursuse projekti 4, sellepärast, et vaatab, et üks väike viga on siin sees, aga see käib läbi kõike mitme projekti ja siis küsis, kes on autor. No siis teised ikka vaikselt näitavad, see ongi seal, okei, sina saad 14, saavad maha kirjutamise eest 5. Täpselt 25 võeti. Selles 25 lõpetas meid 17, aga vahepeal tuli maha jäänud, tuli peale. Aga nemad enam nii hästi integreerinud, kui see esimese aasta, kes nemad käisid. Mina ei käinud kolhoosis, sest mina pidin trennis käima. Ja vaat see kolhoosi aeg, see, kus neid kartulid võeti ja kõik see on nii imelik, eks ole, aga see kuidagi see kokkuelamise aeg, see liitis parasjagu seda väga ühtseks ja me olime tegelenud väga teineteisest väljas, kui midagi kusagil oli, siis me olime ikka niisugune raudmüür, ega meist keegi midagi eriti välja ei pigistanud, kui ka oli halbu asju tehtud. Väga ühtne pidusid pidasime koos, tähistasime ja mis sai? Mis sai? Nii ühte kui teist. Meist väga paljud, päris mitmed läksid 2 e-tipi tööle. Üks oli mina neist. Siis oli üks sundsuunamine ju, eks ole, aga see nägi nii välja, et sul on nimekiri ees, töökohad, iga ühele jäi midagi, eks ole, aga esimesed hakkasid valima. Ja mind kutsuti Pöögelmanni tehasesse. Ise ma mõtlesin, ma olin selleks ettevalmistuse teinud, ma olin ühe suve käinud seal tööl. Ja siis ma sain aru, et kui ma kohe tsehi juhataks ei taha, siis allapoole ma kah ei lähe. No noor tüdruk, tsehi juhataja, tule taevas appi, see tsehi ei kesta kaua. Aga edasi oli siuke, et sa pidi hirmus palju sõna kuulama ja tegema seda, mida kõik oli tehtud. Ja tundus hirmus igav. Võib-olla ei olnud, aga võib-olla oli ka, nii et seda ma küll ei valinud ja mina mõtlesin, et jään siia tipi juurde, et see võimalus mul on ja igatahes tundus, et palju huvitavam on. Vaata ei teagi, kuidas olnud, aga nüüd tuleb, väga paljud läksidki meist siis kas sinna tehasesse, kas Kalinini tehasesse või Kalinini tehase uurimisinstituuti, mis oli Pirita Tee-instituut, üks liidu juhtivamaid, tugevamaid, aga see saatus sai ka olema väga kurb, kui kukkus kõik kokku. Siis need inimesed olid töötud
ma ei tea, kust ma siis pärit olin, meie unistused ei olnud nii palju materiaalsed, kui on tänapäeva, kui ma näen ju oma laste ja kõigi nende pealt, et nende eluplaanid, unistused on palju materiaalsemad, kui olid meil. Kõigepealt oli see, et kõrgharidus omandada, seda mitte kunagi kodus ei räägitud, aga see oli kõik nii loomulik. Mina läksin 20-aastaselt mehele, aga see ei takistanud mul osa võtmast, tema oli ka tudeng, ei üliõpilaselust, ei spordist, või minna oma teed pidi oma erialal. Laps kasvas selle kõrval, tema oli küll sündis tükk maad hiljem, mina 72 lõpetasin ja laps sündis 76, aga mina tea. Kuidagi, ega siis ei olnud kaua kodus ja siis ei olnud, et 3 aastat ja mis asja, ma oleks ju kõik valemid ära unustanud iseenda ka. Aga see on see, mida ma märkan, et seda on ka meie generatsioonile ette, et te olite rohkem nagu kas väga karjäärile või mingisugust oma unistuste täitmisele orienteeritud, aga sinna ei kuulunud mul küll auto, sest auto ostuluba, mis te räägite, te ei tea, kuidas autot sai või? See parteikomitee jaotas, aga parimal juhul ametiühing, kes ole, anti auto ostuluba, mis sellega teha? Raha ei ole ju. Siis andsin järgmisele tuttavale daamile, kellel oli raha. Nii palju autost. Jah, ja üldiselt kultuurihovi oli suur. Mina sain palju käia ringi Nõukogude Liidus, spordile tänu, aga väljapoole Nõukogude Liitu ei lastud mind ka spordikoondisega ja see on üks põhjus, miks ma jätsin spordi tegemise, kui sind kuhuga ei lasta ja see sind tundub ahistavat teatud momendil, siis sa ütled, aitab siit saad, sellega ma rohkem ei tegele. Paned selle asja kõrvale ja teed süvendatult midagi muud. Mina olen siiani ja teatri fänn ja nüüd on, kui mul võimalus liikunud, ma käin ooperifänn ja ma käin Euroopa ooperi pealinnades, aga siis oli ka, sest see oli kõige vabameelsem seltskond siiski, kultuuriinimesed, aga teater oli väga, ma arvan, et ta oli isegi see, ütleme, vanapagana tükk ja Tartus, mis oli, et need olid need, kus sa ridade vahelt lugesid ja oi, kuidas nautisid. Ja siis, kui meil need tudengite olemised olid, eks me siis sel ajal lauldi rohkem, tudengid laulsid ka omavahel rohkem ja osa laulusid olid küll need, mille eest oleks võinud ikka kanda su isikliku kaardile nii mõnelgi. Kas või see aitsah, aivelle ja see oli sel ajal ka, ütleme ikka selline, mis ei olnud väga teretulnud. Üldiselt sellised laulde ei lauldud avalikult, jah. Aga muidu me oleme kasvanud, meil oli 2 see, mis me ise mõtlesime, see, mis tuli kodunt kaasa juba, see on nagu ema piimaga sisse sulle imutatud eestlane ja kõik see muu sinna juurde, aga siis, kui see suures aktuses oli, siis jah, las ta räägib, ei mina sinna vahele karju. Mis mõte sellel on? Aga siis, kui saabus see iseseisvuse õng läks juba suureks, 88 ja siis ma mäletan küll väga selgelt, kui Koplis oli meie labor, oli tööpäevi, mis kulusid loosungitele. Siis oli kõige hullem, kus sa nii palju riiet saad. Tõime kodunt voodilinad, siis tuli see pikk plagu teha, aga selle voodilina tuli pooleks lihtsalt ja masinaga tuli ära teha, siis armendan ka ja sinna sai mingid muud asjad panna ja siis sai minna lauluväljakule ja sinna Estonia parki ja kõik need sai läbi käidud, terake ei kartnud. Siin oli ka filmiklubi, kus nägi niisuguseid filme, kus päris kinosse ei jõudnud. Konkreetselt ma enam praegu mingit, aga käisin vaatamas neid ja hoolega. Ja kontsertidel käisin ka. Gunnar Graps
ta ei olnud see mainstream, eks ole, või kus see, aga siin lubati, tuli ja siis, kui tema ikka oli siin ikka nii märg ja nii läbi ja nii paljas ja tüdrukud kiljusid natuke nooremad ja see kõik on olnud ja see kõik oli vahva. Ja meie olime jällegi saanud nagu osa millestki sellest, mis suurel laval või südalinnas ei toimunud. Mis oli kõige raskem? Ei teagi. Minul oli pidevalt ajapuudus ja magada oleks tahtnud rohkem. See selleks, aga mis raskus see on, eks ole, see läheb ju üle. Ja tagantjärgi, kui ma vahel olen rääkinud, nüüd oli juba kolmandale põlve, et räägid seda ja mis sa kurdad, vaat nemad ei saa sellest aru, kuidas ei olnud, siis üldse midagi ei olnud. Ma mõtlesin, ei olnudki ja kui riidetüki kätte said ja siis seeliku sain ise valmis, aga ülejäänud asjad tuli lasta õmmelda, eks ole. Ja kus sa siis õmblesid, kes sulle need valmis kortsis, ma ütlesin Tallinna Moemaa ja Liidu kõige eesrindlikum, seda ei saanud tihti teha. Aga siis, kui sai, siis tuli ka korralik asi. Ja siis seda ka hoiti trööbeldatud ära kohe ja siis sellega oli mõnus käia. Ja siis ikka nii, et kõpskinkad jalga ja läksid ja sirg selg. Vaat sellised asjad, millest oli puudus, tegelikult puudus oli ka väga paljudest asjadest. Väga oli puudus omaette elamisest, eks ole. Omaette elamisest ja siis, kuna ma elan eramajas ja ma elan endiselt seal oma isa ehitatud majas, mis on natuke küll nüüd teistmoodi, aga ikkagi, siis öeldi nii, et meid oli 3 last ja siis kõige vanem ja mis teil viga on? Te elate eramajas, aga vanasti eramajad olid ju tehtud nii väikesed, et meil ei olnud igaühel oma tuba ja ühesõnaga ja siis ma sain tänu tipisisestele tutvustele ennast ühte nimekirjasse kooperatiivkorteri ehitada. Tõsi, seal kooperatiivkorteris ma üldse ei elanud, sellepärast, et ma vahetasin selle õega nüüd siis pool maja ja kooperatiivkorter. Ühesõnaga jah. Mis siis oli küll imelik asi mõeldaks, te mõtlete, kogu aeg oli see, et tutvuste kaudu asi käis. Absoluutselt ei meeldinud. Ma toon teile näite, ma lähen autojuhi kursustele. Kuidagi ei saa sinna kursustele, no ei saa ja pole tutvusi ka. Kujutate, et sul raha võib olla seal väike summa. Ja sattusin ma sellise gruppi, kus olid müüjad. Kõik räägivad, kes oli raamatupoest, kingapoest, see oli eriti tähtis, kleidipoest ja toidupoest, veel tähtsam. Ja siis küsiti, kus teie olete, ma siis ütlesin tehnika, või siis oli Tallinna Polütehnilisest instituudist, absoluutselt kadus huvi minu kui persooni vastu, ma olin nähtamatu. Nii, aga minu tund saabus. Hakkavad siis eksamid tulema, teeme teste, minul 11 valmis, no kuulge, mis seal siis on, neid liikluseeskirjad ammu pähe kulunud. Ja siis saabus, ma seleta mulle ka, kuidas selle ristmikul on või seal on aga tule mu poest läbi, ma panen sulle, mis su jalanumber on, panen sulle kingad kõrvale. Ma küll ei läinud, aga toidupoest ma ühe vorstijupi sain lapse sünnipäevaks. Suitsuvorsti, Läti suitsuvorsti. Teile teeb nalja, mulle ei teinud. Vaat see tutvuste kaudu, et kuidagi nii, et niisugust sahker-mahker tundub, eks ole, tühi, see oli elustiil, kuidas inimesed elasid. Ja need inimesed, kes ikka toimetasid siin ja see ei olnud ka see, siin ikka ei saanud nii. Kuigi ma ütlesin ka, et eks ole, oma korteri nimekirja tain sellele, et see inimene tuli vaatama, ta ütles mulle, me tuleme, vaadake, et te kõik kodus olete. Ja minul oli kangesti, et olete kõik kodus, kontroll tuleb. Kontroll tuli, täiesti tuttav härrasmees ja me olime kõik kodus, teid on tõesti palju siin ja teil on tõesti kitsas siin, mis oli tõesti õigus. Ja siis kirjutati väga tihedatas või ma ei tea, mis tingimustes me elasime. Nii oli. Mina võin seda öelda, et nendel, kes on eluaeg olid, ütleme, et me oleme sama vanad selle inimesega, kes oli siin põhikohaga õppejõud. Mina ei olnud.
siis nende jaoks saabus see pöördeline aeg väga raskelt ja sa oled nüüd uuesti nagu uue alguses. Sa oled tegelikult 0 punktis. Sul võib olla see diplom, sul võib olla see kraad. Küsimus on, et mis sa sellega kõigiga pihta hakkad, sest seda oli paljudel, kes jäid töötuks. Mul oli ikkagi üks pidepunkt, et ma olin tipis, ma olen veerand kohe ka tööl, aga nüüd oli selge, et ma pean oma eriala muutma, ma pean midagi muud tegema, ma pean midagi leidma, milles ma suudan olla tugev. Ja sealt tuli, tegelikult oli ma siis 90. alguses, no ütleme, ei olnud nüüd sama kui 70-ndate, aga küll 80-ndate. Ja sealt tuli hakata tegelikult oma elus üles ehitama. 2 last väiksed. Tähendab, üks on juba küll koolilabas, aga teine on alles sündinud. Ja nüüd tuleb hakata ja üks asi tuleb endale kõigepealt selgeks teha, et see ka need lääne inimesed, kelle artiklid me andunud loeme ja leiame, kui targad nad on. Nad on ainult täpselt samad inimesed, 1 pea, 2 kätt, 2 jalga. Ja see sinu pea sinu otsas ei ole viletsam kui neil, aga selle tuleb sul endal selgeks teha. Ja alustasin sellest, et sain ühe projektiga Saksamaale, siis ma olin Soome vahet käisin, kuni hakkasin Eestis oma projekte saama. Ja siis tuli ka see, et ma sain ennast täiskohaga tööle, eks ole, see umbes nii. Ja siis, kuna mul on niisugune allumatu iseloom, siis ei saanud ma kaua töötada ühes uurimisrühmas, eks ole, kellegi teise all, vaid mina ajasin oma vagu, see tuli künda sügav ja sirge ja seda ma ka tegin. Ja 2001 alles, mõelge vaid, ma olen 50, loon ma oma uurimisrühma. Tänaseks, ma ei tea, kui palju te teate, seda juhib praegu Ilona, minu õpilane, mul on 20 doktoranti. Ja see uurimisrühm on tugevam kui kunagi varem. Ma olen ise astusin sealt nii-öelda, kui ma dekaaniks läksin siis tagasi, aga kui ma alati ütlen, mille üle sa oled üldse elus uhke? 2 asja. Selle, et ma olen suutnud üles kasvatada tugevad noored, loonud uurimissuuna ja kasvatanud üles ka päris tublad omad lapsed. Kõik, minu elutöö on siin. Jah, ma olen uhke oma järeltulevate põlvede üle mitmes mõttes.